eks neid esimesi 4 eluaastat väga ei mäletagi. Et maja katused lihtsalt tere põlenud rattakuum silma all, kui ma ikka olin pikalt haiglas. Ja 5. eluaasta siis ma olin juba siin Lastekülas. Kuna väike vend oli väga noor ja ta oli haige, siis läbi haigla tulime, me elasime kuskil pool aastat haiglas. Ja siis sealt tuli sossi ema meid vaatama ja võeti kaasa. Ja nii me läksime siis Lastekülla. See juba küla seal taga ütleb, et see on nagu midagi muud kui lastekodu. Lastekodu on selline üks koht, kus on küla ongi see, et siin on mitu maja, siin on mitu pere ja siin käibki selline külaelu. Lapsed saavad väljas mängida ja sõpradeks saime siin väga ruttu teiste inimestega. No eks kindlasti väikse vennaga tegeleti rohkem, sest ta oli nii väike. Lapse jaoks ongi erinevus see, et ikkagi kui sul on kuskil 20-30 last lastekodus näiteks, siis ma arvan, igaüks ei saa nii palju tähelepanu, kui ta tahaks saada. Aga siin ongi see peres 6 inimest, kellega sa jõuad kindlasti ära toimetada siin, et ära kuulata teda, et mingi mure on või ära rääkida, siis kohe järgmisega edasi tegeleda. Ma arvan kindlasti, et see töö on siin tegelikult päris raske. Lapsed on ikkagi niivõrd erinevad, et siin ongi ühes peres on erinevast kohast tulnud inimesed. See töö võib olla kindlasti raske siin. Aga ma arvan, et see on parem võimalus lihtsalt siin. See ongi see tähelepanu. Laps vajab väiksena tähelepanu. Et näha, kuidas need asjad toimivad siin peres. Kui peres on korras, siis on, ma arvan, elus korras. Ma mäletan kunagi siia taha sai jalkaväljaksi ehitatud niimoodi, et päid puudes kokku löödud ja maa sisse ja siis mängisime siin jalkat. Mäletan kunagi koondise omad, Eesti koondise omad käisid ka siin taga meil, käisid Lastekülas külas ja siis käisid meie väljakul mängimas. See on siuke päris hästi meeles. See sport on tegelikult üldse siuke, et ta teeb, kui sa oled füüsilises heas vormis, siis mulle annab see nagu enesekindlust üldse elus edasi minna. Ja ma ei tea, ei ole nagu mingit takistusi, et ei saa millegagi hakkama. Mul nagu pärast seda, kui ma trenni niimoodi tegema hakkasin, läksid koolis asjad paremaks, hinded läksid paremaks. Põhiliselt elan jah, siuke sportlaselu. Trennin siin nädalas kuskil 11 korda. Ja veel nende vahepeal annan trenne. See on mu elu. Nii ma elangi siis trenni, võistlen ja teen ka mahla. Mahla ise valmistame Paides, maakohas. Ja valmistame, võtame õunad, pressime ära ja paneme pakkidesse. Mina isiklikult arvan seda, et nagu läbi enda mõeldes siis, et kindlasti ei lähe seda teepidi. Nagu vanematel on läinud siin, et ma arvan, et siis tuleks olla targem ja elada hoopis teistmoodi. Oma suuremast vennast näen ära, et tal on väike laps. Ta on väga hooliv ja armastab oma last väga. Ma arvan, olen kindlasti hea isa.